tere Ahto! Oleme täna siis tulnud siia sellise ettevõtte nagu Mõnus Minek osaühing Tallinna kontorisse ja teeme siin kerge sellise ülevaatliku seisu. Mis üldse selline ettevõtte nagu Mõnus Minek tänasel hetkel Eestis endast kujutab? Mõnus Minek on konsultatsiooni-ettevõte, nõustab ettevõtteid, Vabariigi valitsust, kohalike omavalitsusi, mittetulundusühinguid, kodanikke, korteriühistuid, kõige laiemalt öeldes taastuvenergia lahenduste poole pealt. Kuidas energiat toota, nii et see oleks keskkonnaga tasakaalus, et ei saastaks, et oleks puhas. Taastuvenergia lahendused teadupärast on meil päike, vesi, tuul, maasoojus, puit, biomass. Ja kui nende teistel lahendustel on juba väga palju tehnoloogiaid ja toodetakse, hüdroenergiat, tuuleenergia on juba 10% elektrist, siis puit on meil klassikaline aastatuhandeid olnud soojusenergiaallikas. Täna koostutmisjaamast tehakse ka elektrit ja sooja, puiduhakkest koos turvast kasutatakse soojaks. Siis võib-olla biomass nagu rohi või jäätmed, millest tehakse biogaasi, on tänaseks kõige vähem või kõige nagu vähem arenenud. Ja seetõttu ka Mõnus Mineku nagu fookus on olnud viimase 5-6 aastat just nimelt biogaasi lahenduste välja pakkumisel, selle valdkonna arendamisel. Nimetasid, et biogaas on selline Mõnus Mineku ettevõtte sellise fookus, et milline on tänasel hetkel biogaasi olukord Eestis, et millised on need projektid teada on, et siin viimasel ajal 4 aastat tagasi saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 4 jaamasid toetust, milline on nende seis tänasel hetkel? 4 jaamast 3 töötavad, 2 on juba tegutsemisluba, 1 ootab luba ja 1 ehitatakse. Nii et aasta lõpuks ma arvan, et 4 jaamaga töötavad ja sellepärast see toetus antigi neile sellepärast, et teha elektrit ja sooja. Et kohalikud katlamajad, kohalikud kaugkütte võrgud viia üle kohalikul kütusele. Tavaliselt on see puiduhakke, aga siis 4 juhul oli ka biogaas. Ja nende 4 jaama ütleme, et nende 4 jaama kui siis Eestis ka teiste biogaasi jaamade, kes on nagu tööstuslikud jaamad, nende kõikide väljundiks on tänasel hetkel endiselt ikkagi soojus elektrienergia. Jah, neid teisi jaamu on meil reoveepuhasteides 3 linnas, prügilates 4 ja paar tööstuslikku. Ja tõepoolest seal kasutatakse seda kas protsessi soojaks, tööstuslahendustega reoveemudast tehtud sooja või siis elektri ja soojuse koostootmiseks. Halvimal juhul näiteks prügilagaasi puhul, mida on raske puhastada ja kogused on väiksed, siis seal ka põletatakse küünlased, mitte lasta seda metaani taevasse, kus ta on 21 korda kliimat kahjustava toimega kui süsihappegaas. See on ka huvi, ühiskonna huvi Euroopas, Eestis, Põhjamaades, miks metaani heidet peab vähendama, kinni püüdma, sest iga kogus on biomass, kus on plusstemperatuur, hakkab loodusseadused toimima, bakterid hakkavad biogaasi tootma ja see on inimese tarkuse või rumaluse küsimus, kas ta võtab selle metaani, mis on tegelikult puhas taastuvenergia, võtab kasutusele või laseb taevasse halvimal juhul või siis mitte taevasse lastes põletab lihtsalt küünlas ära, et keskkonda kaitsta, aga samas seda kasulikku energiat kasutusse ei võeta. Meie lahendus on eelkõige suunatud sellele siis, et vaadata palju Eestis biogaasi on, biomassi, millest biogaasi teha ja maksimaalselt siis seda ikkagi väärindada nii-öelda kasulikuks, Eesti kohalikuks, taastuvaks, gaasiliseks energiaks. Et nimetasid ka väärindamist, et tänasel hetkel Eestis ühtegi jaama ei ole, mis toodaks seda biogaasi biometaaniks, et mootorikütuseks. Kui kaugel on Eesti arengud praegu selles valdkonnas? No siin on ka hea öelda, et meil on sõsarettevõte, kui Mõnus Minek oli konsultatsiooni-ettevõte, siis sõsarettevõte meie enda oma ka on Balti Biometaan, kes on osanik ettevõttes Biometaan osaühing, mis siis täna esimest biometaani projekti, ma arvan, kõige reaalsemalt kõige kaugemale arendanud. Meil on eelprojekt koostatud, taotlus koostatud rahastamiseks ka riigiabiks ja leidnud ka investorid, kes on huvitatud juhul, kui investeeringutoetuse saab, siis suure tõenäosusega hakatakse ka esimest biometaani tehast Eestisse rajama ja samamoodi siis meie osalusel ja ka osaliselt projekti juhtimisel. Ja küsimus veel selline, et see biometaan kui selline Eestis väga ei ole neid ettevõtted, kes sellise arenduse ja selle kontseptsiooniga väga nagu suudaks sellist teenust pakkuda, et kust on tulnud nagu Mõnusa Mineku selline nagu kompetents nagu selle biometaani arendamise koha pealt, et olen kuulnud ka sellist projekti nagu gaasikiirde projekt. Jah, tõsi on, et Mõnus Minek, kui uuselt tagasi nullist alustas, siis tänaseks on väga palju teadmisi omandatud just rahvusvahelise gaasikiirde projekti raames, milles ka tulemused on siin näha.
ja selle raames seal oli 3 sisulist teemaplokki, mida siis ka kõik Eestis viidi ellu. Üks oli täpselt toetada biogaasi tootjaid tasuvusarvutustega, äriplaanidega, kõigega sellega, mis viib investeerimisotsuseni. Teine plokk oli sõidukite ümberehitamise, tasuvuse vaatamine, tehnoloogiliste lahenduste väljapakkumine, arvutuste tegemine ja 6 ettevõttele ka sellised arvutused tehti. Ja 3. oli siis tanklate rajamine, et kogu väärtusahel oleks kaetud, nii tootmine, transport, jagamine kui siis tarbimine. Siis ka paarile tanklale selline asukoha ja rajamise tasuvusanalüüs sai tehtud. Et tõepoolest me olime ise seal vastutavad selle teemaploki eest, mis kogus info kokku ja jagas nii projektipartneritele üle Euroopa kui ka ütleme kõigile valdkonna huvilistele nii Eestis kui Euroopas. Ja partneriteks olid seal siis Rootsi, Soome, Poola, Tšehhi, Saksa, Austria ja Itaalia ettevõtted. Ja küsimus oli selline, et rääkides biometaanist, siis me räägime gaasilises olekust kütusest, et tegelikult biometaanil on veel ka erinevaid vorme, näiteks üks on veeldatud biometaani vorm. Et küsimus ka selline, et kas teil puudub ka kompetents selle koha pealt, et kogu ettevõttel tervikuna, et teha näiteks tasuvusanalüüse ja selliseid uuringuid, et olete te konsulteerinud näiteks mingi ettevõtet, näiteks mingi LNG koha pealt, LNG on tänasel hetkel Eestis väga suur teema, et siin on arendajad, kes seda eest peavad ja kuidagi. Veeldatud biometaani tehnoloogiaid ja nende hinnapakkumise on uurinud ja see on üks võimalus biometaani pikema vahemaa taha transportida majanduslikult mõistlikud kuludega, sest surugaasina tuleb teadupärast kaalu ja mahu piirang ette, et suuri koguseid pika maa taha viia, veeldatud puhul see on nagu väiksem ja majanduslikult tasuvam. Seetõttu me seda täiesti arendame, teada on, et täna veel võib-olla need väikeste biometaani veeldamise jaoks tehnoloogiad on suhteliselt kallid. Aga me näeme siin ka sellist innovatsiooni arendusvõimalust, et näiteks ühendada puhastus krüotehnoloogia ehk jahutamisega ja veeldamisega. Ja see oleks üks koht, kus tõenäoliselt saaks ka sellised riskikapitalistid tulla appi ja võib-olla investeerida selliste lahenduste väljatöötamisse. Me näeme sellele suurt perspektiivi, et tulevikus siis veeldatud biometaani puhastada odavamalt ja transportida pikema maa taha ja see oleks kindlasti alus selliste maagaasitorust sõltumatute metaankütuse tanklate rajamiseks, kus siis tankida saavad suured veoautod, bussid, kaubatransport, ideaalis saavad veeldatud ju metaankütustega sõita ka rongid ja laevad. Ja küsimuski ongi, et nimetasid ka sõidukeid ja need tankimisvõimalusi tänasel hetkel, et biometaani, mille toodete biometaan on keemiliselt identne surumaagaasiga, mida me toome Venemaalt ja kuidas on tänasel hetkel Eestis olukord, et teada on, et kui alustades näiteks gaasikiirdi projekt, siis väga tankimisvõimalusi ei olnud Eestis, et ja autos oli kõigest 4 tükki, et milline on see olukord praegusel hetkel? No täna on viimase 4 aastaga tõepoolest meil 0 avalikust tanklast saavutatud tase 5 tanklat ja 4 ettevõtte sõidukist on tänaseks sõidukid tõenäoliselt 200-300 vahel. Et selle tõttu absoluutnumbrites on kasv olnud oluline, aga loomulikult kogu taristu, kogu sõidukite arvust ja kogu kütuste tarbimise hulgast on see ikkagi veel väga väike. Et see on ka üks võib-olla põhjusi, miks metaankütuste tootmist, eriti biometaani tootmist peaks toetama, et saavutada see riigi eesmärk 10% mootorikütuseid oleks pärit taastuvatest allikatest ja täna on ka Vabariigi Valitsus öelnud väga selgelt, et ta toetab seda, et 5% sõidukikütustest võiks olla biometaan ja selleks ka ette näinud järgmisel perioodil investeeringu toetused. Ja selle peale me ka loodame ja meie biometaani projekt on esimene võib-olla piloot, kes kõik need raskused ja arendusvajadused, ka seadusandlikud, metoodilised tasuvusasjad nii-öelda oma kanda võtab ja ka sellelt saab ka võib-olla parem positsiooni järgmises konkurentsis, aga kindlasti kerge ei ole esimene sellel rindel olla. Aga räägi veel natuke sükest spetsiifilisest juttu, et biogaas tervikuna, sest me nagu rääkisime, et biogaas kui selline, et milline on selle seis hetkel Eestis ja räägi siis potentsiaalist, et seda potentsiaali on arvutatud küll assotsiatsiooni poolt, küll on erinevad projektid siin Eestis, mis on biogaasile suunatud, et räägi natuke siis biogaasi reaalselt majanduslikult kasutatavast potentsiaalist. No täna, ütleme paar aastat tagasi, viimane ametlik ülevaade ütleb, et aastas toodeti 13 miljonit normaalkuupmeetrit biogaasi. Ja tänaseks me võime öelda, et see arv on kahekordistunud just nimelt nende 4 põllumajandusliku jaama tõttu ja ehk siis on kuskil 20-30 miljoni kuupmeetri biogaasi vahel.
kui nüüd on mõelda, et mis on potentsiaal, siis kõige suurem on kindlasti roheline biomass ja Eesti puhul võib unikaalselt on see kasutamata maadelt. Et sealt me näeme, et võib-olla võib saada üle kuskil kuni 220 miljonit normaalmuutit juba isegi biometaanina, siis maagaasi võrdselt. Ja teised grupid on, ütleme, sõnnik ja läga, kust võib saada 50 ja viimane suurem grupp on kindlasti igasugused ka jäägid, põllumajandusjäägid. Roheline biomass võib-olla ka põllumaadelt või pooldusrikkalt maadelt, hein ja silo. Siis igasugused köögi sööklejäätmed, bioloogiajäätmed, õlid, rasvad, mis täna on paljudele keskkonnaprobleemi. Inimesed maksavad selle eest, et oma rasvarikkaid, näiteks õlirikkaid jäätmeid või jääkreid ära anda. Biomassi tootmisel on see puhas toore ja puhas energia. Et kui piltlikult öeldes, kui tonnist sõnnikust saab 18 kuupmeetrit gaasi, tonnist biometaani, siis kui tonnist silost saab 150 kuupmeetrit biometaani, siis tonnist õli rasvarikastest jäätmetest koos teistega loomulikult saab võib-olla 300-400 kuupmeetrit. Et see nagu näitab seda erinevust, et samast tonnist erinevast biomassist võib saada erinevalt sõltub sellest, millest ta koosneb. On ta energiarikas juba olemuselt või on ta lahjem nagu sõnnik ja läga. Ja kokku see biometaani potentsiaal, mida me oleme arvutanud, on 380 miljonit normaalkuupmeetrit. Kui öelda suhtarvuna, siis see tegelikult moodustab poole aastasest maagaasi tarbimisest, viimaste aastate maagaasi tarbimisest ja võib-olla kuni kolmandiku vedelatest fossiilsetest mootorikütuste tarbimisest. Seetõttu me näeme, et see perspektiiv on täiesti reaalne ja hea, et Eestis võiks oluliselt biometaani toota ja fossiilseid vedelkütuseid sellega asendada. Eriti transpordis, mis on nagu kõige põletavam või selline probleem number 1. Tallinnas näiteks ka lühiajaliselt on just tahkete osakeste heite ületab lubatud norme. Ja see on ka põhjus, miks näiteks Rootsis 12 linna sõidavad sealsed bussid 100% selle linna jäätmetest ja prügilast ja biomassist toodetud biometaaniga. Kõik bussid 100%. Ja seal on selle rõhk puhtam, inimesed õnnelikumad. Ja oluline on just see, et seda toetatakse nagu läbi erinevate valitsuste, nii riigi kui omavalitsuse tasandil, sõltumata sellest, kes võidab kohalikud omavalitsuse valimised. Eks ole, ta ei pane biobussi seisma, vaid pigem jätkab sama liini, sest et see on nii valijate tahe ja ka poliitikute tahe. Rootsi keskkonnateadlikkus on selle võrra kõrgem, et inimesed on nõus, et puhas keskkond maksab rohkem, aga tegelikult pikaajaliselt toob ta tagasi. Ja siin võib huvitaval mainida ka see, et ka Eesti puhul me arutasime välja, et kui palju ühiskond saab tegelikult kasu sellest, et ta biometaani toodab ja mis on näiteks saamata jäänud kasu avalik hüve, kui ta ei tooda. Ja kui me võtame selleks numbri aluseks 380 miljonit normaalkuupmeetrit biometaani, siis aastas saab riik nii otseselt kui kaudselt või ärahoitud kuludega näiteks CO2-le kasu kuni 271 miljonit. See on nüüd selle 380 miljoni tootmise. 380 miljoni maksimaalse koguse tootmisel saaks aastas riik, ühiskond 271 miljonit eurot kasu. Tõsi, selle sees ligi pool või alla poole 122 miljonit on kaubandusbilanss, et selle tõttu lihtsalt me ei osta fossiilseid vedelkütuseid. Ja kriitikund on öelnud, selle võrra jääb selle aktsiis saamata, samas me ütleme, et selle võrra meil on puhtam keskkond, mida me siis tahame. Investeeringuvajadus tegelikult selle 380 miljoni tootmiseks on võib-olla kuskil 1,2 miljardit. Ja kui ütleme, pool sellest oleks investeeringutoetus 600 miljonit, siis tegelikult vähem 3 aastaga saaks riik selle 50% investeeringutoetuse nende avalike hüvede näol tagasi. Et see on üks väga selge argument, miks võiks ka Eestis keskkonnateadlikkus nii inimestel, ametnikel kui poliitilistel otsustajatel, ettevõtjatel selle võrra tõusta, et tegelikult biometaani on kasulik toota ja mitte ainult rahaliselt, vaid ka just need avalik hüved. Ja ütleme, kui siin täna ütleme võimalus oma sõnumit laiemale publikule öelda ja ütleme otsida ka partnereid või koostööpartnereid, et siis me kindlasti otsime partnereid, nii tehnoloogiatarnijaid, kõikide taastuvenergia tehnoloogia, eriti võib-olla biometaani, veeldamise, puhastuse, LNG-tehnoloogiate tarnijaid. Et võime olla nende mittesiduvad edasimüüjad, Eestis esindajad. Me otsime arendajad, kellega koos võib projekte arendada ja otsime riskikapitaliste või riskifonde, kellega uudse tehnoloogiaid välja töötada. Ja kõikidele eelnevatele partneritele me näeme ka oma väga tugevat potentsiaali sõltuvat kultuurilisest taustast, keelteoskusest, nõukogude ajas elamisest, et liikuda ka näiteks sama biogaasi arendustega, biometaani arendustega ka Venemaa, Ukraina, Moldaavia, Valgevene suunas. Ja miks mitte ka loomulikult ka Baltikumis. Ja teada on, et ka Venemaa lähemalt
poliitiliselt on mõeldud väga selge metankütuste toetav suund. Seetõttu me näeme, et koos võib-olla siis partneritega, tehnoloogiatarnijatega, arendajate, investoritega võiks ka ütleme Euroopa Liidu naaberriikides, idanaabruses olla see turg suhteliselt suur ja meie oleme valmis olema selleks sillapeaks ja ühenduslüliks nii-öelda, kes viib kokku võimsa tulu ja teiselt poolt võimsad tegijad. Selge, aga aitäh, Otto, väga sisuka ja mõnusa intervjuu eest. Aitäh!